Kalev Kodu. No ütleme niimoodi, et kui härra Viilup oli seni üksikkandidaatidest kõige edukam ehk sai nagu 5000 ja rohkem häält ja jäi Riigikokku valimata ja siiamaani pole iseseisvas Eestis keegi sinna üksikkandidaat saanud, siis mina kui võitja, siis 20 000 häälega, see tähendab, ma ületan härra Viilupit nagu 5 või 4 korda, eks ole. Te loodate 20 000 häält koguda? See on minimaalselt, jah. Ja maksimaalne on siis kõik hääled, jah. Ehk siis kuskil 50 000 häält. Probleem on milles, kõige lihtsam on niimoodi, tähendab mõelda, et mina ei vaja ühiskonda, vaid ühiskond vajab mind. Ühiskond on tupikus ja nad vajavad päästjat. Ja mina olen põhimõtteliselt nii kasvatatud, et ma olen päästjat, sest minul on vähemalt 7 korda rohkem mõistust kui ükskõik millisel savi peal, ütleme nii. Ei, selles me ei kahtlegi, härra Kodu, aga oletame, et te istute rahva saalis. Mis see asi on, mida te ajama hakkate? Tähendab, küsimus on siin kõige keerulised küsimused on tegelikult väga lihtsad ja ütleme niimoodi, et kui Isamaa liitlane Lauri Vahtre, eks ole, kirjeldab Nõukogude ühiskonda kui defitsiidi ühiskonda, siis on ta poolintellektuaal ehk siis pool intellekti, kui ta jätab tähelepanuta, et oli ka kurjus, vihkamine ja reetmine, mis olid 100%. Igaüks, kes on Nõukogude ühiskonnas elanud, need on nagu siis märksõnadeks sellele kurjuse ühiskonnale, ehk siis kurjus, vihkamine ja reetmine. See on jälle kerge minul välja öelda, kuid Lauri Vahtre lihtsalt ei saanud seda välja öelda. Selge, aitäh, Kalev Kodu. Koit Luus, kui palju hääli loodate sealt kodukandist Nõmmest korjata? Häälid on täpselt nii palju, kui kodukandi rahvas